Islami pooldavate geide rumalus ei tüüta mind kunagi ära, sest tead, mis juhtub, kui islamistid saavad mindis linnas enamuseks? Esimene asi, mida nad teevad, üks esimesi asju, mida nad teevad, on see, et nad võtavad LGBTQ õigused ära. Sest nad usuvad, et sind tuleks visata hooneete pealt alla, kui sul on mingisugune seksuaalne orientatsioon, mis ei ühti nende usuliste tõekspidamistega. Loomulikult tuleb meeles pidada, et nende usulised tõekspidamised seksuaalkäitumise kohta on väga kaugel sobivast. Ma mõtlen, vaadake vaid nende juhti ja 9-aastast last, kellega ta abiellus ja ütles inimestele, et see on õige asi. Aga ma kaldun teemast kõrvale. Näete, mitte ainult ei kasuta islamistid neid islami pooldavaid geisid selleks, et islamistid võimule pääseksid ja siis selle ära keelaks, vaid nad tunnistavad seda avalikult. Ja isegi sellised inimesed nagu Zoran Mamdani tunnistavad, et nad kasutavad liberaale oma islamistlike veendumuste edendamiseks. Aga kõigepealt vaatame kiiresti näiteks Hamtramki. Ainult 1 kümnendi jooksul, aastatel 2010 kuni 2020, kasvas Hamtramki elanikkond 27%, peaaegu täielikult tänu moslemi immigratsioonile. Linnast saab moslemi enamusega linn, valitakse täielikult moslemitest koosnev valitsus ning 2023 aastal keelas see 6-liikmeline moslemitest linna volikogu vikerkaare lipu avalikel aladel. Kui moslemid saavad demokraatliku partei domineerivaks jõuks, on LGBTQ osa sektid esimesed, kes kaovad. Ja see saab olema täiesti naljakas või südantläästav vaadata. Aga meil on maailm 2 otse teemiili kaugusel. See on natuke varjatud, nii et see pole päris otse välja öeldud. Avalikud rahulolematuse avaldused kavandatava resolutsiooni suhtes. Seda järgnes väga avalik kiindumuse näitamine. Mina olen täiesti selle poolt, et eemaldada vikerkaare lipp. Teate miks? Vas ma ütlen teile midagi. See on Ameerika. Mul on õigus öelda, et olen vikerkaare lipu vastu. Kui kellelgi on sellega probleem, võivad nad lihtsalt seenele minna. Linnapea kohusetäitja Mohammed Hassani esitatud resolutsioonis öeldakse, et linn ei luba ühtegi usulist, etnilist, rassilist ega poliitilist või seksuaalse sättumuse grupi lippu heisata linna avalikul territooriumil. Ainsad lubatud lipud oleksid Ameerika osariigi ja linnalipud, koos teiste riikide lipude ja sõjavangide lipuga. Ma kolisin Californiast Hamtramki. See on tõesti kaugel. Ja ma tegin seda, sest arvasin, et see on mitmekesine kogukond. Sa ei näe minu perekonda seal seismas ja lippu üles panemas ning ütlemas, et ma surun sulle Liibanoni lippu kurku. Hoia oma lipp endale, tahad seda oma kodus panna. Pane see oma kodu juurde. Ära pane seda linnavarale ja ära pane seda meie koolidesse. Lihtne ja selge. Nüüd, arutelu selle üle, kas avalikud lipud peaksid olema ainult Ameerika-meelsed või kas neil peaksid olema poliitilised eesmärgid, on jätkuv vaidlus, mida võime lõputult arutada. Kuid asi on selles, et need inimesed tulevad siia, saavad enamuseks ja mõne minutiga teevad nad just seda. See ongi see, mida nad teevad. Nad võtavad ära gei-õiguste alguse, sest neid ei huvita gei-õigused. Ja kohe vaatame seda Mamdani videot. Aga see üllatab mind alati, kui need idioodid lähevad kuhugi sisse ja mõtlevad endamisi. Aga nad ütlesid, et nad armastavad meid. Tegelikult ütlesid nad, et nad tahavad teid ja teie suutmatust ise mõelda, ära kasutada, võimule tulla, lasta end võimule valida ja siis teist lahti saada. Nii et sotsialistliku partei volikogu liige, muidugi vasakpoolne, LGBTQ ja nii edasi, külastab kebaabi poodi, et näidata solidaarsust moslemi kogukonnaga ja saab peksa selle eest, et on gei. Kas keegi teist on selle üle üllatunud? Ei, te ei ole. Hoiatus. Kui sulle ei meeldi vaadata, kuidas geisid pekstakse, siis ole ettevaatlik. Toredad inimesed. Nad on imetoredad, lahked, avatud meelega ja soojad. Jah. Mine siit ära. Mine. Pea meeles, et inimene, kelle nad välja viskavad, on keegi, kes püüab kandideerida riigi ametisse, sotsialistliku partei volikogu liige ja ta püüab näidata solidaarsust islamistide, sisserändajate, Palestiina ja kõigi nende eesmärkidega. Aga kui need inimesed sind enam ei vaja, mis sa arvad, mida nad teevad? Nad ei võta sind oma kebaabi poodi vastu. Ei, nad peksavad sind läbi ja viskavad su minema. See ei ole metafoor. Päldiseda. Evítalo. Ma olen lõpetanud. Palu.
Palun! ma mõtlen, see gei sotsialistist volikogu liige on idioot. Muidugi on ta idioot, sest ta on sotsialistist volikogu liige, kes arvab, et ta võiks minna islamistlikku parteisse. Aga mitte ainult mina ei arva, et ta on idioot. Need inimesed arvavad ka nii. Ja just sellepärast nad kasutavadki teda oma kampaaniate edendamiseks ja võimule saamiseks. Sest nad kasutavad oma suurt hulka, tulevad sisse, kasutavad rumalaid liberaale ära ja siis viskavad nad minema või peksavad läbi olenevalt päevast ja tujust. Ja nagu ma juba ütlesin, see ei ole midagi, mida ma väidan teooriana. See on midagi, mida on öelnud New Yorgi linna sotsialistist, islamistist linnapea ise. Kelle hääl võib-olla tundub teile veidi teistsugune, kui te teda mäletate. Sest ta on valetav näitleja, kes lihtsalt üritab Ameerikat hävitada. Ma arvan, et huvitav asi meie kogukondade juures siin on see, et vähemusgrupid, kuna meil pole kunagi olnud esindatust, oleme palju rohkem seotud identiteediga. Valgetel kogukondadel on olnud esindatus kogu aeg ja seetõttu on nende side natuke vähem seotud identiteediga ja natuke rohkem ideoloogiada. Ja mida ma selle all mõtlen, on see, et meil on siin palju valijaid, kes peavad end eelkõige progressiivseteks valijateks. Ja seetõttu pöördume nende poole, rääkides meie platvormist, meie progressiivsest platvormist. Ja sul on täiesti õigus, et on vaja kedagi, kes oleks usaldusisik, kedagi, kes ütleks neile, et nad võivad meid usaldada, meie sisse uskuda. Meil on see olemas olnud Tiffany Cabaniga ja Cynthia Nixoniga. Nad ütlevad videos sõna-sõnalt, et kasutavad progressiivset mõtteviisi, et edendada oma vähemusideoloogiaid. Nad kasutavad neid ja neil on vaja kedagi, kes aitaks olla vahendaja, aga nad kasutavad neid oma rumaluse jaoks. Selle sama rumaluse jaoks, mis võimaldab inimestel kolida Hamtramki ja olla nagu, jah, me toetame geisid, kui samal ajal tuleb sisse 28% rohkem islamiste. Ja nüüd oled üllatunud, kui valida ametisse terve islami nõukogu. Kogu sinu valitsus on moslemid ja nad tahavad Pride'i ära kaotada ja sa oled nagu ja sa suudled nende ees ja arvad, et see töötab. Ja siis oled sa sotsialistist mees, kes elab Hispaanias ja mõtleb, et ma lihtsalt näitan oma solidaarsust Palestiinaga, kus neil on 30 aastat vana katus. Aga selle asemel, et visata puuvilja, nad lihtsalt peksavad sind läbi, sest proovisid kebaabi süüa ja siis on sul sõna otseses mõttes New Yorgi linnapea, kes väidab seda ja seletab, et nii see USA's ikka veel käib. On olemas geid, kes toetavad islamit. Ja kutid, palun seletage mulle seda, sest mu ajus on intellekt ja ma lihtsalt ei suuda mõista, kui rumalaks inimesed võivad muutuda. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.